3 kana muneb juba. See on täiesti tavaline, et koršetiga talub verenaine. Täna on juba imeilus kolmapäev ja ma tahan teile näidata, milline maagiline, härmas, muinasjutu maailm meil siin on. Kõik on sellises ehtes. Puud on üleni härmas. Super. Minul on täna palju talutoimetusi. Kõigepealt ma lähen toimetan oma kanadega ära, viin neile süüa praegu. Siis ma vaatan, et linnukestel oleks süüa ja siis me lähme täna Malibuga loomaarstile. Malibul tehakse täna selline protseduur, et puhastatakse seda hambakivist ära. Nii et me läheme sinna imeilusesse nunnusse Jüripoja kliinikusse ja teeme Malibu hambad korda. Säde ei lähe välja. Säde, Malibu, tulge nüüd. Mis sa nalja teed? Kus Malibu on juba? Kus te juba panite plehku? Täna on tipukestel tomatit, ussikest, putru ja sepikut. Tipukesed on meil hakanud jälle munema, nii et ma lähen suure põnevusega praegu vaatama, mis mind ootab. No tere, kullakesed. Oi, teil on mingi õnnetus juhtunud. Õrs on maha kukkunud. No, kuidas teil läheb? No näed sa. Palun, mul on 2 muna. Te nunnupunnud. Jaa, hakkasite munele. Nii tublid olete. Ma tõin teile midagi head. Palun, hea tissu. Tegelikult mul on natukene kurb meel, sest eile Margo leidis siit põllu pealt ühe metskitse, kes käitus imelikult, lamas. Ja kuna Virge on nii palju rääkinud sellest, et nad söövad seda talirapsi ja see talirapsi põld oli, siis oli ta ilmselgelt selle talirapsi mürgitusega või kuidas, kas söövad üle või saavad kohe mürgituse. Ja eile ma siis uurisin, kuidas ta läheb ja mis me teha saame, et peaksime sinna viima heina, et siis nad ei söö seda talirapsi, vaid heina. Et sellise külmaga ja paksu lumega neil on nagu see toidupuudus tekib. Ja siis ikka elad ja kaasa sellele kitsekesele, aga kahjuks ta suri täna hommikul ära. Ja jumal tänatud, et ma teda ise ei näinud. Ma võtan päris südamesse selliseid asju, aga ikkagi nii kahju. Jube nunnu oli. Virge ütles, et see oli temal sel aastal siis esimene kitse tüdruk, kes sedasi talirapsi mürgituse sai. Et muidu on need sellised hulljulged poisid olnud. Aga ühesõnaga see on suur mure, et need kitsekesed seda talirapsi söövad ja see pidi olema sel aastal nagu eriti mürgine. Tulin siia põllu peale vaatama, üks kitsekene on siin natukene hädas oma asjadega. Aga naabrinaine helistas Virgele. Virge lubas tulla kitsekest vaatama, et äkki annab midagi teha, aga kuna siin on rapsipõld, siis kitsed pidid saama rapsimürgituse, et see aasta vist kaks kitsekest, Virge teadis rääkida, on juba selle mürgituse saanud ja neid kahjuks ei õnnestunud päästa, et äkki õnnestub see kitsekene Virgel päästa. Aga tore, et kanakestest jälle tolku on, mitte ainult ei söö. Aga vähemalt ei pea ma muretsema meie talvelinnukeste pärast. Ämm on käinud ja juba kõik toimetused ära teinud. Kuhjaga. Nii, ja muidugi meie Jänku, kes tegi sellist nalja täna, et kui me tulime maale hommikul, siis Jänku, huvitav, ta ei ole herneverseid tahtnudki, siis Jänku oli puurist väljas. Need on siuksed natuke logukad ja tal õnnestus sealt kuidagi välja saada. Nii et ta ootas meid diivani peal. Ja lõpuks on siis jõudnud meie koju ka Jänku hambad. Et sa pead vaatama, ega Jänku lahmad nüüd mustad ei ole, siis seal on hool sees. Malibu värises juba ette. Pisikene joht. Lähme arstile. Säde ja Malibu on ju alati koos. Säde jäi tuppa, Malibu tuli kaasa. Hakkas kohe värisema.
Vabandust, autol on kõik rattakoopad täis, et koliseb, aga lihtsalt tahtsin näidata teile, milline muinasjutt on mets siin loomakliiniku ümber on. No nii, Malibu sai süsti ära. Nüüd rahuneb maha. Siis pannakse kanüül. Ühel kiisul tõmmatakse hammast välja praegu siin. Joo, rahuneb maha, joo, tuleb uni. No nii, siin on nüüd näha seda hambakivi, mida me tuleme ära võtma siit millegi pärast. Malibu on selline indiviid, kellel on seda väga palju. Sellise vanuse kohta väga palju, et mõnel tüübil on neid 3-4 korda rohkem, aga sellise vanuse kohta on palju ja kui selle kõigel ajal tegeleda, siis hiljem ei ole suuremaid probleeme. Säde või see Malibu on uimane, ta sai rohtu. No, tups suured. Malibu läks nüüd arsti hoole alla. Siit saab piil taga. Paista. Ja mina vaatan ringi siin. Näete, siin on üks kutša. Siin on ikka super ilus täna. Lähme vaatame hobuseid ka. See on täpselt selline koht, et jätad nagu turvatundega oma kutša sinna. Panid ta magama. Ei puutu. Aga nüüd ma saan Margole öelda, et mul on täpselt samasugust asja vaja metskitsedele sinna, et nad seda talirapsi ei sööks. Seal on üks kamuflaažiga paistnud väljagi alguses. No nii, protseduur on tehtud. Patsient on veel natuke uimane. Saad tujuda, kuni koju lähme ja nii tubli oled, nii tubli. Ma leidsin veel loomi. Ma pean minema ikka vaatama lähemalt. Kitsekesed, oi kui vahvad. Tere. Tere. Oi kui mõnusad. Paksu karvaga, no vaadake. Tere, mul ei ole midagi anda teile. No nii, nunnud. Vaadake seda paksu karvaga. Oi kui mõnusid ja kas tohib pai teha? Paksuks ei tee. Kirjas oli, et ei tohi puutuda. Preili on juba ärknud. Kas lähme koju? Lähme koju. Kiisu saabus. Kas kohe hakkame sättima sahvri poole? Sööma. Meil on täna väga romantiline õhtu. Juhtus selline asi, et ajul tuli klaas eest ära, mida ma abikaasa nüüd siin meeleedlikult ravib. Oleks see klaas katki? Jah, ei läinud katki. Nüüd üritanud uuesti ette saada, paar kõrva on küll puudu, mis on kuumaga ära tulnud, aga praegu saavad ette panna, siis me äkki jääme ellu hommikuni. No super. Ei tule seda vingu nii palju. Ikka hea, kui sul on mees Koostabühki. kuldsate kätega. Näitagi siin. Valges kullast kätega. Kuigi ma pean tõdema, et see on väga romantiline. See on nagu kamin, vaata. Lihtsalt natuke võib ära tappa hommikuks. Ja kuidas sina ennast tunned? Kuidas sinul on kallis? On hästi kõik ju. Muidugi on. On hästi. Mina olen valmis homseks fotosessiooniks. Keerasin isegi lokid pähe. Ja on kätte jõudnud päev, mida ma olen ammu oodanud. Mulle tuli Tallinnast mu lemmikfotograaf Kerli
ja muidu tore inimene tuli tegema minust pilti ja mina näen täna väljas selline. Mulle meeldib see, et ninaots on ka punane, nagu talvel käib. Mul on kaasas aksessuaarid, kasukad ja nüüd me lähme metsa pildistama. Kas sa tooksid meile Kaminasaalist palun napsu, need teeme napsu? Nii, kas sa soovid Asterpaju napsu, Muraka napsu või Mustsõstra napsu? Ma ütlen kohe, et Mustsõstra on kõige parem. Et soovi Mustsõstra. Soovituste järgi. See sama häid. See. Arvada. Ja see on kirss või? See on murel. See on pläss natukene. Aga siis on meil otsas, sa oled ära. Sa oled kõik ära, aga siin on nii vähe. Ei, noh. Järgmine sealt. See. Ei ole. Jah. See sama on, jah. Lihtsalt kleepin sinna paberikuhu. Kas sa teed ise napsu või? Ei ole, see on murel. Siis on see teine päris. See üldse nagu marjad. Murel. Mustsõstra. Jess. Nii, okei, ma toon ise. No nii. Siin maal me joome seda napsu. Anna emale väike. See on 3 kuud seisnud meil nüüd. Jaa. Nii, oota, ma tahan emale ka. Ämma tuleb poputada. No nii, Kerli kallis. Et neeruvaagna põletik, kopsupõletik ja nohu hoiaks neist eemale. Täpselt. Selliseks. Juhu. See on mega hea. On ju? Vau. See on väga hea, ma jään pikemaks. Mulle sobib. Ma võin või? Mõtle, kui tore meil oleks. Noh, mis on juba. Naiste keskega kõigi ära näinud. Nii, väljas läheb nüüd fotosessiooniks. Kohe mingid paratsetamoolid ja terafluuteed välja otsima pärast. Äkki jääb ellu. Meil on professionaalsed modellid. 10-10. Loogiline, oi, sorry. Tuks, mine ka sussista. Mine sussista. Armas, et õige taluperenaine. Oskab traktoriga sõita. Loomulikult. See on täiesti tavaline, et koršetiga taluperenaine. No nii, palun. Läheb minna. Lihtsalt meil on, tahtsin kassiga pilti teha, aga palun leia pildilt kassi. Kas sa leiad siit pildilt? Tule siia, oi kui kallis. Lähme teeme pilti. Oi. Noh, Musu, millega tegeled? Lähen. Sa oled nagu see Eeposest. Eeposest. See on pesuruumi aknalaud. Okei. Jõudsin just maale, täna on reede. Lõpuks saab see nädal läbi, kuidagi väga-väga tihe on olnud. Viin oma tibukestele süüa. Ja jah, ma ei mäleta, kas ma eelmine kord, kui ma vlogi tegin, siis oli sama jutt, et Ketriin tuleb varsti. Aga täna me ei filmi, täna ma viin ta hoopiski Juuksurisse, sellepärast et olen siin neid Paide teenuseid kõvasti reklaaminud, et tuleb eelistada vahepeal kodumaist. Täna on midagi toredat postkastis. Allapanu. No vaata, milline staar. Ma ei lugenud isegi ennem internetis, ma tahtsin paberi pealt lugeda. Ma lähen, nüüd lugen. Margo kutsus mind kitsekest vaatama, et sööb meie puukest, aga jumala eest söö. Peaasi, et sa talirapsi ei söö. Nii armas.
pisike, kui su sõbrad on. Pole midagi toredamat kui elus metskits. Ja minu poolest söögu kõik asjad ära. Pärast seda talirapsi kitsekest olen ma nõus neile palju andma. Meil on juba väga toimekas hommik siin. Tere, prouad kõik, kel on teistel inimestel on tööpäev juba poole peal. Mina ärkasin. Aga meil on täna väga lahe päev. Meil läheb välja üks seminar ja meil tuleb väike pulm täna. Nii et Rabamu saalis üks väike armas pulmake ja täna tuleb meile see kunstnik, nii et me paneme Kaminasaali pildid ülesse ja ma vist pean ennast kähku korda seadma ja olema inimene. Teised on juba väga töökad. Külalised on lahkunud või lahkumas veel siit. On näha, et pakivad ennast sisse. Ja meil on siis see hommikusöögi jäägid. Saame ka kiiresti veel kõhu täis, enne kui pakime selle ära siit. No võt, selline hommikusöögike. Mulle alati nii meeldivad need külalised, kes panevad asjad ära, jätavad laua korda. Tõenäoliselt on kindlasti mõni üleval võtnud ära oma voodipesu. Et sellised imenunnud külalised. No, mis need meil olevad seal? Täna on selline tunne, et tahaks natuke inimene ka olla kuidagi teistel ilusam olla koos minuga. Käisime eile Musu sünnipäeval, Musu restorani sünnipäeval, nad said 10 ja hakkasin mõtlema, et ega meil ka Indreku talul väga kaugel see 10 enam ei ole. Et ametlikult vist on meil 2017 registreeritud, aga tegelikult ju 2016 meil olid enda pulmad ja siis ma hakkasingi vaikselt seda arendama, tegema. Käisin Töötukassa kaudu tollel ajal ettevõtluskoolitusel, mis oli nagu ülikasulik mulle, sest et seal ikkagi nagu räägiti igasuguste asjade kohta, turunduse ja kõige kohta. Nii et siis, kui ma läksin pärast Olustere turismi korraldust õppima, tegelikult oli juba hästi palju teadmisi sellest Töötukassa koolitusest, nii et kui inimene on nagu sellises kohas, kus ta nagu hakkab tõesti nagu esimest korda, kuigi mul oli väike kogemus varasemalt, mul oli üks küünestuudio, aga üldiselt, kui ikkagi noor inimene hakkab mingi ettevõtlusega tegelema, siis on jube hea selline väike kursus läbida, kus võetakse kogu see maailm üle, et vähemalt sul on need mõisted on tuttavad. Aga muidugi on väga palju iseõppijaid ja ise tegutsejaid, aga mina olen väga tänulik, et tollel ajal oli see kursus. Ma olen käinud elus päris mitmetes koolides. Ainukene, mida ma ei lõpetanud või kus ma siis nii-öelda seda lõputunnistust või lõputööd ära ei teinud, oligi Olustere turismikorralduse, mida see oli mingi kutseõpe, 1,5 aastat kestis. Sellepärast, et selleks hetkeks läks meil see Indreku juba nii tööle ja sellega oli nii palju tegutsemist, et ma ei pidanud vajalikuks ja ma ei viitsinud. Aga ma sain sealt väga häid suhteid, et sain sealt toredaid tutvusi, sain sealt ägeda sellise eluaegse, ma ei teagi, mis eluaegse, aga ühesõnaga toredad inimesed. Ja ma olen nüüd teinud mitu aastat ise Olustere kooliõpilastele sellist just koka poolele vist. Ei, siin on käinud erinevaid ka kõiki neid turismi poole inimesi ja siis praegu ma olen 2 aastat järjest teinud kokkadele sellist esmast veini tutvustust nii-öelda, et ma räägin Eesti veinidest ja natukene siis põhjalikumalt üldse, mis asi on vein. Nii et järgmine nädal jälle tulevad, siis ma pean ennast ka kurssi viima. Minu arust ongi õpetamine on üks paremaid viise, kuidas ise mingisuguseid asju värskendada, meeles hoida, meelde tuletada. See on nagu siuke steroididel asjade uuendamine oma ajus, sellepärast, et sa pead ju jätma endast ometigi normaalse mulje, kes on siia ette tulnud midagi rääkima, et see on nagu päris loll jutt ja nii et võt, selline väikene tore asi järgmisesse nädalasse. Nii, kes meile jõudis lõpuks, mis sealt kõik juba paistab, tule sisse. Oi, see saab olema ilus.
No vaadake. Ja praegu pole veel väljaski. see loovuskäib ja risustimid ja asjad ja mis seal on ja mis seal ei ole. Ma olen juba täiesti armunud. Need linnud, vau. Ja kas sa tead, sookurg on meil täiega teema. Meil on ju kevadel on endal sookureg täiesti. Väga äge, nii õige mõte. Ja täiesti. Ja no vaadake neid, palun. Ja meil on siis siuke kokkulepe, et kui keegi soovib osta, siis saab siit Indreku talust seda osta. Võib-olla ma ütlen, et need ei ole müügiks. siis paistab. No, ja mis sina arvad sellest elust? Kas on liiga palju rahvast? Perenaisel sinu jaoks aega ei ole. Ja lastel on ka imeline nädalavahetus, sest memme tegi seda tarrekise kooki. Nüüd sa panid põhja ka, jah? Okei, väga. Aga vahukoort ka saab või? Ja ikka. Aga teete ise. Mina ei taha vahukoort. Näita, mis sa teed. Ma tegelikult tahaksin, et sa teeksid vahukoort. Ma ei saa praegu. Please go away. Jumal, mis asju sa teed. Okei, I go tead, kui away. pika mul need siuksed? Ma võiksin ära vaatama siuke lahe disain. Mul on tunne, et sina pead meid aitama, sellepärast, et poja hakkas sööma. Poja sõi ennemist. No memme tõi talle praegu, mis asi see on? Ma tahan näidata ka. See ei ole mingi asi, sellega saab lihtsalt au ette teha. Ma pean kõrgusega. Et selle joonega näiga, aga kas nii kõrgele või kõrgemale? Ei, kõrgemale küll, ma arvan. Anna kõrgemale, jah. Siia. No, Võib-olla isegi allapoole võib, jah? Jah, näiteks. Sama juttu. Esiteks, miks sa meil abis ei ole? Ma pean korraks paisra käima, mul jäid asjad ostmata. Jah, nüüd kui Ja. naised vajavad abi. Just nimelt. Et neid saate seal liigutada, et liigutage neid. Selge. Ja. Me liigutame neid. Selge. Tamiili võtme väga põnevast kohast. Itsib tõmmata. Tamiili meil jagub. Paul on meil kalamees. Ma panen siis siit niiviisi, jah. Siit. Võtame praegu varuga. Kas meil käere on siin või? Ühesõnaga, mitte mingit tamiilimajandust meil ei ole, sest see jääb siia õljuma. Ja me tegime kiirelt väikse augu, kipseina. Härra oli minu arust nagu semipahane, aga ma ütlesin, ma tahan. Ja siis ta ütles, et tehke, mis tahate. Okei, ma ei saa üldse aru, kuidas mul siin enne maali ei olnud, sest et see on ju nagu mast ju nii ilus. Oi, need sardiinid on nagu nii isu äratavad lausa. Ja neid saab siit meie juurest osta. Tulla oma silmaga kaema ja kaasa osta. No palun vaadake neid. Need on nagu täiesti juhuslikult sattunud meie tallu. See on ju meie sookurg on ju meil, neid on nii palju siin põldude peal. Ja haigruid me üldse ei salli, sest nad sõid ära meie tiigist kõik kalad. Aga no las ta olla siis. Ja lisaks sellele saabus meile Jaanika, minu tänane jalutuspartner ja ma saan aru, et sa oled juba täna jooksnud 6 kilomeetrit selles külmas. Inimesed on hullud. Ja täna ma olengi koos Jaanikaga jõudnud Valgele ajal õue, palun vaadake. Seal paistab mingisugust väikese moodi asja. Aga kõigepealt me lähme vaatame üle meie kanakesed. Miks sa palja jalu oled? Pole keegi ilusat sussi ostnud. Vaene mees. Orjaks. Me lähme Jaanikaga taliteele. Kas sa tuled meile vastu? Ikka, muidugi. Okei, siis ma tean. Ja siis võta Paul kaasa, ta tahtis Paidesse. Olgu. Palun astuge edasi meie kanalasse. Oi, tere tipud. Tere, kas teil oli külme? Oi, mul on 3, oh my god, 3 muna, vaata. See tähendab, et 3 kana muneb juba. Te olete mul nii tublid, kui ma tein teile nii häid asju. 3 muna, vau. See on täielik rekord. No vaata. Üks on nagu mustriga, vaata kui lahe. Appi kui kihti. Üks on sitase mustriga. Te olete nii tublid mul. Siin külmal ajal ilusti munete. Olge tublid. No nii, kas Fruitbar käis neid asju panemas või? Jah. Ahah, aga tema
väga tema stiil. Nojah, aga kena õhtul. Ei, no muidugi. Väga kena. Õhtul kõik tuled ja küünlad ja vilguvad ja... Vaata, kelle mina tõin teile. Loomulikult, kui me jõuame Taliteel Kiiguni, siis järgmine ohver on pandud õõtsuma. Oi, täna on jälle nii fantastiline ilm. Ma ei tea, talv on küll õnnestunud. Ei, mina olen nii palju kiikunud, et mul on pain. Lihtsalt näitan seda ilusat maailma siin. Päike paistab. Oo, vaata sinist taevast. Ja täna õnnestub näha lausa midagi sellist. Siit me tuleme kanuudega. Oi, täna oleks ka fantastiline ilm kanuutada. Margo tuli meile järgi siia Talitee lõppu ja põll ees ja oodake, ma näitan, mis tal jalas on. Lihtsalt mees sõidab palju jalu. Tuli kiiresti operatiivselt. Ela siis sellisega. No kui ta meeldis? Väga ilus oli, mõnus. Väga ilus ilmaga täiega vedas. Jaa. Ettevalmistused. Nii, lapsed sööma palun, sööka valmis. Talu hommiksöök. Ja siis natukene ühte ja natukene teist eerikat ja pühapäeva puhul natukene ka suitsuangerat. Okei. Ühesõnaga mõnus pühapäeva hommik. Väljas on 20 kraadi külma. 20 kraadi külma, omaga ma tahan kõndima minna juba. Oi, kõik on härmas, super ilus. Ma lähen vaatan kohe esimese asjana oma tibukesed vist üle. Ma ei tea, vaata paneme aknast ära, saad ust lahti praegu teie. Las ta läheb natuke pehmemaks. Okei, ühesõnaga, et tibukesed ei saaks liiga külma, siis ma praegu lahti ei tee, aga ma lähen loen, aga ma siis parem ei loe. Pärast näen, et midagi, ei, tegelikult ei ole, Margo käis õhtul vaatamas. Aga lihtsalt mul see villu haiguse tõttu see külmahirm natuke on. No nii, tüksed ka tahavad süüa palun. Ja isu ikka neil jätkuvalt või tema puhul ma muretsen ka. Jaa, tubli oled. Tänasel imekaunil pühapäeval oleme me tulnud filmima Mari Argentiinasse saatmise videot. Ja ma tegin nagu mingi 100 teiki sellest, kuidas ma ütlesin, et mu nimi on Mari. Okei, ütle seda hispaania keeles. Hola, mi nombre es Mari. Oih, kas sa sätiks mu mütsi natuke? Vaata, mul on prilli peal kuidagi naljakalt. Okei, ma ei tea. Tõmba see kapuuts ka pähe. Oh, ma ei kujuta enam elu ette ilma selle pahlavaata. Kas siis võtame pere kokku ja kuidas sa tahad, mis sa tahad, et me teeme? Ma olen tõesti minu juures, et ma saad mu ema, isa ja Paul. Nii, ole siis võtta seal. Mis ole õnnelik? This is my family. This is my dad, my little brother and my mom. My older brother is living in our... Ma ei saa. Okei, see oli nüüd harjutus ja nüüd tuleb päris. Aga meil on nüüd tänane edasine plaan selline, et... On nii punane. Nii ole. Et me lähme, mina käin ringil ära, iga päev 5 kilomeetrit, mul on täna 28. kord, ja siis me tahaks minna ikka sinna Suure-Jaani spaasse, et lapsed arvasid ka, et lähme sinna ja homme hommikul me viime nad siit kooli, täna on pühapäev. Ja kui meil veel eriti hästi läheb, siis Mari paneb täna loogi kokku, jah? Ütleme nii, et Mari on vabastatud peaaegu kõigist kodutöödest selle nimel, et ta vlogi kokku paneb. Kuidas?
võib mulle aidata puitu, kui ma tulen näiteks filmida. ja kui sa tuled muga, kui sa muga 5 kilti tuled teed, siis ma teen kõik asjad ära. Mul on jalg valus. Oh teid. Ah, mis mur? Tahad minu oma või? Ei, ma saan, ma lähen tellin gaasi edasi. Okei. No jõudu sulle. Siin on vaene Paul orjatööl, peab minema tooma puid. Ja veel lisaks sellele filmima ema. Õues on, hetkel ei tea, aga umbes -16. Ja me peame kindlasti panema linnukestele süüa. Peame siia kannatama. Ma ei kujuta isegi ette, kas linnukesed nii külmaga on. Näed sa mõnda või? Kuule, näe ongi, tulevad juba. Tulge küllakesed. Ma kuulen küll. Ma ei usu, et ükski peale jääb. Kuulda on. Jah, kuulda on. Nii, aga ega nad ei tule, kui meie siin oleme. Vau, siin on täna midagi sellist, mida ma ei ole näinud. Ma pean minema oma kodu juurde, mingit ma jõuangi lõpuks kodu juurde. Esna jõgi on jääs ja nii kõrgele tõusnud. Ilus, vau. Muidu on Esna jõgi selline jõgi, mis ei lähe üldse jäässe, sest et siin on hästi palju allikaid. Oi, ma olen kohe põnevil, mis mind ootab kodus. Tulin ringile ja siin on täna ikka väga-väga külm. Väga mõnus, väga ilus, päike paistab. Ma ei tea, kas talv saab täiuslikum olla, kui sel aastal on õnnestunud. Ja ma olen nii õnnelik, et ma saan seda nautida. Üksi käimise eelised on need, et saad oma mõtteid mõlgutada, et see jõeäär on üks minu lemmikkoht selle jaoks. Päris äge näeb välja. Olen jõudnud nüüd siia oma teeraja otsa. Siin on kõik lahti. Siin on hästi palju allikaid. Nii et ilmselt see külm seda veel ei mõjuta. Aga ilmselt kui ta läheb sealt kaugemalt jäässe, siis on oodata veetaseme tõusu. See on ka väga põnev. Aga super. Talv on ikka. Mari ei jõudnud ära oodata, millal ma kõndimas tulen, sest et mul oli 2 pakki ja nende pakkide puhul on täpselt see, et ma ei tea, mis need on. Ehk siis ma saan aru, et kõik sisuloojad elavadki sellist elu, et neile tulevad igasugused ägedad pakid. Kas sa tahad, ma toon sulle mingi teravasi ära, palun lõhu oma küüsi. Nii et ma juba näen, üks on ürp. See on üks väga äge käsitööasi, aga mis siin on? Oh my god. Sidrun. Issand, kui ilus pakk. Jaa, võt. See on hambapasta. It's like so hea. Issand, mulle meeldib see pakend. Minu armastuse keel on kingitused, nii et palun, alati võib neid saata. Nii, nüüd tuleb siin, kuna ma arvan, et see on suuruse järgi midagi, mida ma võiksin selga panna, siis palun arvatame, et see on fuksia. It's fuksia! Oh my god, siin on mitu asja veel. Miks on mulle? Armas tuli. Kuna ilmad on külmad ja tubasid hetki on rohkem. No, mingi pikk mais juurde. Need on mulle ja Margole super nunnud, issand. Ja me ma võtan neid täna sinna kaasa, kus me lähme. Mis mina võtan? Spaasse. Ja sina pead kaasa tulema, keegi peab nüüd filmima. Lõpuks me läheme perega sinna Hulkugu Suure-Jaani spaasse. See on väga keeruline ettevõtmine, kõiki korraga saada autosse peatab õhtul. Ja mis on veel huvitavam on see, et kuidas me siis tegime, kuidas me siis käisime, mul lapsed väiksed olid. Ma ei mäleta ausana, aga igal juhul spaasse me lähme. Suure-Jaani spa on 37 minuti kaugusel Hindreku talust. No nii,
oota, ära nüüd kraavi sööd, ära ehmata. Igal juhul elus ja jooksev kits on minu hinge ja südant rõõmustav, sellepärast et jah, siiamaani on kahju veel sellest ühest õnnetust. Oi, milline armas. Ma olen sul mingi Setuva buss. Nii, me oleme jõudnud Soomaale. No vaadake, kui nunnu väike spaaka. Siin ei saa ööbida, see on päevaspa, aga see on väga nunnu. Ma üritan teha toredat perevlogi, aga perekond ei ole tore. Oled sina oled väga tore. Paul seob kinga vahel. Ma vaatasin, et selle laua peal peamegi istuma. Mis sul vist ees ära? Mis sina jood? Mina joon alkoholivaba õlut. Okei, jumal tänatud. Mina joon täiesti alkoholiga mulli. Elagu pühapäev. kool on homme. Mina jään maale homme hommikul. Ma pea ärkama. On praegu see Margo virb seljas, mis meile saadeti, see on nagu päriselt mega mõnus nagu. Ma ei teagi, mis materjal see on. Seal oli kirjas, mis materjal on, aga see on nagu kõige kallistaks. Ja mul on selle pärast must seljas, et ma oma imelise puks ja roosaga tahan pilti teha veel. Ma ei taha seda ära mäkerdada ja märjaks teha. Aga see on ka väga mõnus. Ai, see on kuum. Ma pean minema lähemale, Paul läks nurga taha. Kui külm on. Väga mõnus. Nii, meil on nüüd spaatatud, saunatatud, pildistatud hüppi, mis on väga mõnus, veel kord ütle. Ja nüüd lähme pessu. Siin me ei külmi.